mis mõttes sul istus musta kapuutsiga teemon ja jõllitas sind ja sul ei olnud toas elektrit ka veel lisaks kõigele. Ärkasin ühel öösel selle peale, et keegi tõmbas mind ninast. Ühel hetkel nägin silmanurgast mingit kogu seina tagant justkui piilumas ja ütlemas kuku. Ta oleks nagu lihast ja luust olnud, ainult ei rääkinud ühtegi sõna ja ma teadsin jätkuvalt, et ta on surnud. Kumbki ei rääkinud omavahel ka mitte. See on nii veider. Tere, armsad külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja me oleme siin sügaval hingede aja sees. Väljas on nii pime, et minu esituled ei näita mitte midagi. Tulin just poest, mõtlesin, et täiesti pekkis. No kui ei põlekski tuled, lihtsalt suur pimedus ja vihmasabin. Arvad, et asi on esituledes või? Hakka sina ka. Esituledes mustas, märjas, asfaltis, vanades silmades, kõiges on asi. Aga tead, ma olen täna vahelduseks täiesti stressivaba. Selles mõttes, et väike stress ikka, laps on haige, tööd ikkagi jagub, aga mul on siuke nädal, kus vahelduseks ei olegi lugeda 200 lehekülge, vaid ainult 100, kui sedagi, ei natuke üle 100, aga see kõik on nagu chill, ainult üks rühmatöö ja üks aine liikus Zoomi, mis tähendab, et ma saan kodus teha ja ühesõnaga siuke See tundub ju hea. kulgemine on, et vahelduseks on siuke nagu kulgemisnädal, et ma sain täna lihtsalt teha oma rütmis asju ja ainuke, või hommikul mul oli üks kõne ja siis nüüd oli salvestus ja siuke nagu täitsa kohe teistmoodi tunne, peaks ütlema. Ja ei pidanud valmistama ette midagi, sest täna on kuulajakirjade saade. Ja ma ausalt, ma lugesin seda pealkirja, mille lihtsalt ta oli pannud sellele episoodile ja ma mõtlesin, et ma ei kujuta ette ka, mis meid ees ootab täna nagu. No eks me siis asume asja kallale. On sul mingeid kriipindusi jagada? Ma panin kuuse püsti. See on hea. No mõnda jaoks tuleb välja, et ta väga kriipi, kui inimene paneb. Ei, kiidan ainult heaks. Ma olen ajast maha jäänud, mul ei ole isegi veel jõulutulesid elutoas. No vot, siis... Mäletad, eelmine aasta oli mul see vilkumissaaga siin ja siis ma võtsin need alla ja viskasin minema. Nii et öelge mulle nüüd, kirjutage palun kõik siia kommentaaridesse, kust saab praegu veel soodsa hinnaga tulesid. Ilmselt ei saagi, ilmselt on kõikjal. Aga ma nägin mingit reklaami, mis oli nagu mingi hooaja eelmüük või mingi hooaja eelsoodusmüük, mis iganes. Nii et kui keegi teab, kust saab hea hinnaga aknale jõulutulesid, siis let me know. Igal pool saab kommenteerida minu meelest. YouTube'is, Patronis, Spotify's. Do it now. Kohe on vaja. Jah. Koer läks ka oma pessa, aga kui meil muud siin ei ole, siis saame minna lugude juurde. Ja see vist on veel, et oota, millal meil see saade eetrisse nüüd lähebki, 14. läheb, et 14. 23.59 siis lähevad need Mystery Boxi tellimised lukku, nii et viimane sekund siis. www.kikimoorid.ee minge tellige endale jõuluks üks äge Mystery Box või oma sõbrale või mõnele teisele Kikimooride fännile. Aga võtame siis kuulajate lood, millele Liis ette on pannud paljulubava pealkirja Kapuutsiga teemon, hauatagused taksojuhid ja kontrollifriigist tont kõnnivad baari. Ma nagu tahaks teada juba, mis värk on. Okei, nii. Terekes kikid, olen teid kuulanud aegade algusest, loe külmakate esimesest episoodist. Ise ma küll väga kummitustesse ja paranormaalsusesse ei usu, aga krimiteema kerib küll. Või ei usu, aga samas usun piisavalt, et Ouija boardide ja muu jamaga igaks juhuks ei jaura. Ometi on mul elus olnud mõni küsitava väärtusega juhtum küll. Väga hea, need meile meeldivad. Kikide 30. osas tegid sa mulle väikese shoutouti teemal, et mu tollal kahene tütar nägi mingit tädi, keda obviously ei olnud. Tegin mina
ilmselt. Ma arvan, ma ei tea, ma ei mäleta. 30 osa praegu on meil, mis, issand jumal. Oi, praegu on meil 141 osa, nii et sellest on 2 aastat. Okei. Räägin selle loo nüüd natuke täpsemalt lahti. Tädi, keda mu tütar nägi, kandis tema sõnul nime Titi. Võis ju mõelda, et tegemist on lapse fantaasiaga. Laps oli tollal 2, aga lähenes pigem 3 juba. Väga tark ja jutukas piiga. Ühel päeval ta ütles mulle, et läheb oma tuppa Inaudible mängima. Küsisin üle, et kellega, tema vastas Titiga. Asja teeb kõhedaks see, et Titi oli mu ema hüüdnimi väga kitsas seltskonnas, pereringis. Okei. Ema lahkus 2014 suvel, sellega seonduvast räägin ka. Tütar sündis 2021. Ei olnud ma talle kordagi rääkinud oma emast ega ka tema nimest, hüüdnimest. Mis ma ikka räägin 200 inimesest, keda ta pole kunagi näinud. Teine olukord oli selline. Läksin 2 suuremat jubinat voodisse takinnima. Pojale kalli tehtud, läksin plika voodi juurde. Tema vaatas kummuti poole ja sõnus. Issi, sa ei pea meid täna valvama. Titi on siin ja valvab ise. Ei hakanud lapse momenti rikkuma ja lahkusin toast. Küll aga jäin elutuppa diivanile. No nii igaks juhuks. Ikkagi keegi võõras valvab. Järgmisel päeval plikaga 2 olles uurisin, et kes see Titi on ja mis te koos teete. Laps vastas, Titi on üks tädi. Me mängime koos ja ta teeb mulle pai ja vahel ta nutab. Siis ma pühin ta pisara ära ja me mängime edasi. Kahjuks õnneks oli see viimane kord, kui ta Titit mainis. Nii, ema. 2014, 30 juuli. Suundusin õhtusesse vahetusse tööle, kontoritöö. Enne tööpäeva käisin lähedal asuvas kaltsukas ja leidsin sealt 1 euro maksva telefonitoru. Sellise, mille saab telefoni kõrvaklappi pessa susada ja siis helistada nagu back in the good old days. Mis asja? Aga ma olen vist näinud neid. Ja olen küll kuulnud ka, et siuksed asjad eksisteerivad. See on väga hipster. Yes, sajandi leid. Läksin tööle, tunnid tiksusid. Inimesi jäi järjest vähemaks. Lõpuks olime 3 kontoris oma poole peal. Umbes kell 23 heliseb telefon. Vaatan, et isa helistab. Esimene mõte oli, et miks ta nii hilja helistab ja siis tuli kohe teine mõte. Jess, mul on telefonitoru. Vastasin kõnele. Mart, ema on surnud. Olin šokis. Ema oli noor, 51 alles, aga tervis oli kehv. Järgmisel päeval hakkasime vaikselt asju ajama ja ühtlasi oli meil samal päeval ka kolimine. Mart, siis ma võin, sulle ma olen nii palju shoutout'e teinud. Praegu mul meenub küll jah, sulle ma kogu aeg shoutout'e. Nii. Aga vale koht võib-olla naemiseks, igal juhul. Ühtlasi samal päeval kolimine. Nüüd siis paraosa. Olime nädal aega uues korteris elanud. Olin üksi kodus, köögis ja pesin nõusid. Kraanikauss oli nurgakapi küljes ja vasakule poole jäi suur ja avaresik. Uust ees ei olnud. Ühel hetkel nägin silmanurgast mingit kogu seina tagant justkui piilumas ja ütlemas kuku. Mu emale meeldis nii teha, kui ma väike olin. Piilus üle ukse tuppa ja hüüdis mulle kuku. Ma friigin ennast auti selle. Kuku. Pillasin švammi ja käesoleva nõu ei mäleta, mis see oli, aga katki ei läinud. Järelikult taldrik ei olnud. Kolinal kraanikaussi ja astusin selge ees paar sammu köögiakna poole. Seisin seal mõne hetke, kogusin end ja astusin esikusse. Oh my god. Mul põleb siin taga see tuli, mis tavaliselt ei põle ja koer liigutas ja ma nägin mingit varju ja ühesõnaga ma friigin ise ennast auti täna. Nii. Nii, seisis mõne hetke, kogusin end ja astusin esikusse, tühjus. Esik ja elutuba olid samuti ukseta, omavahel ühenduses. Suundusin elutuppa, tühjus. Väiketuba, tühjus. Seejärel suundusin magamistuppa. Nii kui sinna jõudsin, kuulsin esikust vaikset häält. Ma nüüd lähen. Külmavärinad. Raske uskuda, kedagi kodus ei olnud, keegi ei saanud seda öelda. Ei saanud ju, eks? Mart, ma ei tea, mida sulle öelda. Keegi oli seal, keegi tegi kuku ja ütles, et ta nüüd läheb. Paar nädalat enne ema lahkumist pidin talle külla minema, aga päev või paar varem ta helistas, et ma ei tuleks, kuna tal tervis kehv. Palusin talle end hoida ja vajadusel arsti juurde minna. Viimane asi, mis ema mulle Messengeris kirjutas, oli olge siis tublid, ehk kunagi näeme. Kahjuks me ei näinud. Aga mis sai sellest vägevast telefonitorust? Ei kasutanud ma seda all maailma leiutist enam kunagi. Tema arvele jäigi see üks ja ainuke telefonikõne. Mõned aastad hiljem lõikasin ma tal juhtme läbi ja viskasin minema. Huvitav oleks teada, milliseid toredaid vestlusi sellega enne mind peeti. Ja nüüd ta räägib veel veidrast unenäost ja seosest lapsepõlvega.
Paar aastat peale poja, kes on siis vanem laps, 6. sündi, hakkasin ma mingil hetkel nägema veidrat, hirmsat ja korduvat unenägu. Olime pojaga kahekesi metsas kondamas, järsku kadus poiss silmist, kuulsin karjatust ja sulpsu. Oh my god. Jooksin sinna suunda ja nägin puude vahel mitme meetri laiust ja sügavat betoonist servadega auku. Kind of nagu kaev, aga suurema läbimõõduga ja oma last seal vees. Paanika. Helistasin 112. Keegi mind ei uskunud ja kästi kõne lõpetada. Issand jumal. Hüppasin järele, sukeldusin ja tõin poisi pinnale. Ujusin temaga seina juurde ja ma leidsin koha, kust kinni hoida. Laps minu külge klammerdunud. Üles ronida ei saa, proovi palju tahad, vesi on külm, ümberringi pime, ainult üles vaadates oli näha päevavalgust. Issand jumal. See on nii õudne. Oh my god, lõpuks ei jaksanud enam, poeg vajus vee alla, üritasin teda veest otsida, aga ei midagi, proovisin ka välja ronida, aga jõudu ei olnud ja kõik läks pimedaks. Ärkasin, silmad märjad. See oli unenäo täispikk versioon. Lõpuni olen seda ainult paaril korral näinud. Enamasti lõpeb see varem ärkamisega. Aga see auk metsas. Kasvasin üles Ida-Virumaal endise kaevanduslinna külje all. Lapsena juba vanaisa hoiatas nende aukude eest ja ei lubanud teatud kohtades käia. Vanaisa töötas kaevanduses elektrikuna ja teadis, mida räägib, usaldasin teda. Aga uudishimus sai ikkagi nende juures kondamas käidud, aga ettevaatlikult ja mitte kunagi üksi. Aga see auk metsas, see on olemas ja ma olen seal käinud. Asus see metsavahetee ääres, umbes 20 meetri sügavusel metsas. Sügav ja vett täis, hirmus koht. Hakkasin satelliidifotodelt ja Maa-ameti kaarilt seda otsima. Leidsin, aga auku ei näinud. Ilmselt olid aastad oma töö teinud ja arvasin, et on lihtsalt puude varjus. Süda ei andnud rahu ja unenäod ei lõppenud. Võtsin vastu otsuse, et lähen ja otsin selle augu üles. Ma ei tea, kuhu ta nüüd läheb, aga ma ei tea, kas see on hea või halb otsus. Ma ei tea, kas ma julgeksin minna nagu mingisse kohta, mis unenes. Samas mul on lapsepõlve kodu, mis kummitab ja ma käin seal kogu aeg. No vot, siis järelikult julgeb küll. Igal juhul istus siis Mart autosse, läks. Kohale jõudes seadsin sammud metsa, läksin ühele poole, teisele poole, auku ei ole. Otsisin, aga auku ei ole. Mõtlesin juba, et olen vales kohas. Aga siis nägin võsas ühte betoonist väikest ehitist. Siis meenus, et see oli augu ja tee vahel. Suundusin uuesti auku otsima, aga ei leidnud. Auku enam ei olnud, oli aastaid tagasi kinni jäetud. Rohkem neid unenägusid näinud ei ole. Ja lõpetuseks üks väike lugu veel lapsepõlvest. Elasime kahekordses kivimajas. Minu tuba oli seal teisel korrusel, sinna sai läbi vanemate toa ja lisaks oli mul veel oma uks, mille kaudu sain otse koridori ja trepist alla minna. Ei oska öelda, kui vana ma olla võisin. Koolis ma ei käinud veel, seega oletan, et 4-5 kandis. Mul käis öösiti külaline. Ebameeldiv külaline. Minu voodi oli peatsiga vastu vanemate toa seina. Voodi kõrval oli uks nende tuppa ja teisel pool ust oli suur must ahi. Täpselt voodi vastas oli siis see uks, mis otse toast välja viis. Voodi jalutsis oli midagi puhvetkapi moodi kapp ja teisel pool seda mu kirjutuslaud. Eale kohaselt kandis see siis nime mängu ja joonistamise laud. Ning tool. Ebameeldiv külaline istus kapi taga toolil, selg seina poole ja rääkis minuga. Ja sa ütled, sa ei usu kummitusi. Ta oli üleni must ja kandis justkui kapuutsi. Mõnikord ta tõusis püsti ja kõndis seal edasi-tagasi, aga minu juurde kunagi ei tulnud. Samamoodi ei näinud ma teda ka kordagi tuppa tulemas ega sealt väljumas. Ta lihtsalt oli seal, öösel ja ebameeldiv. Issand, kui vastik. Aastatega olen unustanud, mida ta mulle rääkis, aga ma mäletan, et mul oli väga hirmus ja ma olin nagu voodisse liimitud, ei saanud asenditki vahetada. Vahepeal ta nõjatus ettepoole ja lihtsalt jõllitas mind kapi tagant. Nägu tal ei olnud või siis ma lihtsalt ei näinud seda. Tollal polnud mul toas elektrit ka ja ainuke valgusallikas oli üks vana latern. See kõlab nagu 19. sajandi lugu, mis oli juhtmega lae alt veetud ja seda sai ainult vanemate toast sisse välja lülitada. Õnneks ei olnud ma vist väga tore seltsiline ning ajaga jäid tema visiidid harvemaks, kuni kadusid sootuks. Ei vabanda pika kirja pärast. You're welcome, Mart. Thank you, Mart. Aitäh, et sa ära saatsid selle. Ma praegu meenus tõesti ja sa ütlesid Instagramis mulle, et sa saadad kirja ja väga tore ja siin see nüüd sai ette loetud. Mis mõttes sul istus musta kapuutsiga teemon ja jõllitas sind ja sul ei olnud toas elektrit ka veel lisaks kõigele. Nii palju. Okei. Aga tere, armsad Kikimaarid. Tere.
Avastasin teid juhuslikult umbes 5 kuud tagasi Spotify'st ja nüüdseks on mul kõik Kikimoorid kuulatud. Olen otsapidi juba teie eelmise podcasti külmavärinate juures. Seal on õnneks veel natuke avastamist. Siiski ei jõua kunagi nädala lõppu ära oodata, et millal teil uus osa välja tuleb. Olen kogunud end mitu kuud, et teile kirjutada. Nüüd siit see tulebki. Juhu! Mulle endale tundub, et üks keskmisest pikem kiri. Ma juba vaatasin, on küll, jah. On jah. Olen uskunud vaimudesse ja teispoolsusesse üldises plaanis lapsest saati. Kuigi mu isiklik kokkupuude vaimude maailmaga on pigem minimaalne, siis olen alati olnud selles osas üpriski avatud meelega. Aastal 2019 pärast minu vanaema surma hakkas aga asju natuke rohkem juhtuma. Räägitakse ka vist, et hing on kas 30 või 40 päeva pärast surma veel maa peal ning külastab lähedasi ja jätab nendega hüvasti. Märkasin umbes 6 aja jooksul pärast vanaema surma väga tihti, et asjad kadusid ja ilmusid hiljem samale kohale tagasi, kus ma need kindlalt eelnevalt pannud olin. Kadusid oma kohtadelt väikesed nipsasjakesed ja ka suuremad asjad, patsikummist kuni telekapultideni. Klassika. Ja meil ka patsikummid kaovad siin praegu, aga selle taga on üks 4 jalaga loom, kelle munad lähevad homme eemaldamisele. Mõnikord ilmusid asjad välja umbes poole tunni pärast, teinekord olid kadunud mitu päeva. Ikka ja alati ma aga leidsin nad sealt, kus ma teadsin, et ma need jätnud olin. Asjad ka liikusid, näiteks hambaõli ja hambapasta kadusid vannitoa peeglilaualt ja jutumärkides kukkusid üsna suure kolinaga teisele poole ruumi. Dušikabiini nurka, no seal vist need ei peaks tõepoolest käima. Ja meil on Kallimaga tekkinud uus needus, me mõtleme seda hambapasta needuseks, meil jääb alati hambapasta maha, kui me kuskile läheme. Ja siis me unustame hambapasta omakorda sinna maha, mille me oleme ostnud ja siis unustame sinna maha, nii et me oleme kogu aeg ilma reisi hambapastata. Kogu aeg. Nii, vahepeal tundsin, et keegi on nagu minuga samas ruumis, kuigi olin täiesti üksi. Kõik aga normaliseerus, kui me käisime emaga kirikus nii-öelda vanaema mälestuste edistusel. Ise ma usklik ei ole, see on lihtsalt meie suguvõsa traditsioon, et toimub kiriklik matmine ja hiljem ka selle järgsed traditsioonid. Edasi oli täielik vaikus, kuniks nägin ühte imelikku und umbes 7 kuud pärast vanaema surma. Siinkohal ütlen, et ma olen see inimene, kes unenägusid ei mäleta praktiliselt kunagi. Eks ma neid ilmselt ikka näen, aga jah, alati ärgates on nagu peast pühitud. Olen ise 30-ndates ja reaalselt mäletan ainult 3-4 unenägu oma elu jooksul. Sama. Täpselt sama. Ei saa nõustuda. Üks nendest on siis järgmine. Kõndisin kuskil tee ääres ja läksin kuhugi, see oli maantee peal. Pikem tee oli ees, aga oleksin saanud ilusti sihtkohta kõnnitud. Järsku vaatan kaugelt, et mööda sõitev auto on ju kahtlaselt tuttav. See oli tume hall Ford, mis meil kunagi oli. Roolis istus vanaisa, kes on juba väga ammu surnud ja kõrval vanaema. Ma teadsin unenäos, et nad on surnud ja ei saanud aru, kuidas mina olen elus ja nemad surnud, aga näen neid reaalse autoga mööda sõitmas. Nad peatusid mu kõrval. Huvitav on see, et nad ei rääkinud mitte ühtegi sõna ega küsinud midagi, aga nad teadsid täpselt, kuhu ma suundun. Kui ma neid nägin, küsisin ainult, kas saate mind ära viia. Vanaisa viipas, et tule peale. Mina ei oleks teinud. Mina ka ei oleks vist teinud seda. Aga vaatame, kuhu see läheb. Istusin autos taha, olin täiesti tasa. Ma hiljem ärgates mõtlesin, et mis mul seal unes küll arus oli, et küsida surnutelt küüti ja veel auto peal istuda, eks ole. Aga kõik tundus nii turvaline ja tuttavlik. Hakkasime siis sõitma. Sirutasin käe ette ja puudutasin korraks vanaemat, et teada saada, kas ta on elus või et kas saan puudutada. Ta oleks nagu lihast ja luust olnud, ainult ei rääkinud ühtegi sõna ja ma teadsin jätkuvalt, et ta on surnud. Kumbki ei rääkinud omavahel ka mitte. See on nii veider. Jaa, creepy. Kõrval autos istus ka järsku mu elukaaslane. What the hell, aga ka tema ei rääkinud ühtegi sõna. Lihtsalt vaatas soojalt mulle otsa ja siis aknast välja. Vanaema ja vanaisaga ta samuti ei rääkinud.
kõik inimesed seal unenäos peale minu oleks nagu vaimselt eemal ja mina arutasin endamisi, et mis siin toimub. Sõitsime vaikuses edasi ja siis ma ärkasin, ma oleks raadio tööle pannud või midagi. Laulma hakanud. Jah. Panin kohe kõik nii detailselt kirja, nagu mäletasin igaks juhuks. See on sinu see teema. Tuleb ja soovitan jätkuvalt teha seda. Tänu sellele kirja panin, saangi nii täpselt ka teile oma unenägu edastada. Vaat see on hea põhjus, vaata. Nüüd ma leian ka motivatsiooni, miks kirja panna asju. Täpselt. Pärast seda unenägu ei muutunud midagi otseselt minu elus. Kõik jätkus vanaviisi, kuid ma siiani mõtlen vahepeal, et mis see tähendada võis ja miks ma seda nii hästi pärast ärkamist mäletasin. Kuidagi müstiline minu jaoks. Äkki oskate enda kogemuse peal teie mind selles küsimuses aidata või kas või mõne mõtte kommentaari anda? No mina arvan, et võib-olla siis, kui see ei olnud nagu pahaendeline, nagu me siin kohe esimese hooga kartsime, siis võib-olla nad lihtsalt tulid, et näidata, et nad saadavad sind su teel ja kaitsevad ja hoiavad ja aitavad sind jõuda sihtkohtadesse. Ja see on nagu sõna otseses mõttes saadavad, vaata. Et nad on alati sinuga. Mis on veider küll on see, nagu, et keegi ei rääkinud mitte midagi. Mul ei ole ühtegi sükest unenägu vist olnud, kus kõik vait oleks olnud. Seda kusjuures see on nendes kristlikes traditsioonides on see, et kummitused ei saagi rääkida, need ainuke asi, mida nad saavad öelda, ma olen seda maininud ka siin, või isegi mitte kristlikes, vaid katoliiklikus traditsioonis, et nad saavad öelda ainult seda, mille pärast nad veel siin kinni on. Ehk siis oma mingid, mis iganes pattu või mida nad soovivad, et aidataks, aga või ju neil siis ei olnud midagi öelda. Sosistab. Kadedus! Mulle meeldis naabrimees. Basic mure. Aga ju neil oli kõik. Vaata, miks viiakse surnutele paarisarv lilli? Sest neil on kõik ära sorditud. Kõik on paaris, kõik on paigas. Mis seal enam rääkida? Igatahes te olete superägedad, inspireerivad ja positiivsed. Palun jätkake samamoodi. Nii armas. Üks mõttepalve meile. Ma nägin seda, me võtame seda arvesse, aga me ei reeda seda, sest et olgu siis. Ma vist nägin seda postkastis ka ja mu ainus mõte sellega seoses oli see, et meil on ju live tulemas. Meil on live tulemas ja siin tuleb vaadata, et ma olen võib-olla selle loo juba ära kirjutanud ühe teise raamatu jaoks. Tuleb vaadata. Yeah. Või siis mul tunne, et see on läbi käinud, aga okei. Me räägime siin praegu koodis. Igal juhul Tartuga seotult üks lugu, siis kui tuleb äkki, siis tuleb Tartu laivil 21. november. Aga meil on siuke pausikoht praegu vist, et minna Patreoni korraks. Patreon.com /Kikimaarid on koht, kus te saate siis meie tegemisi toetada. Me omalt poolt siis pakume välja võimalusi hääletada, saate teemasid, näitame saate telgitaguseid, jagame saate märkmeid, anname boonusosadega saated varem kätte ja Tondijahi nädal varem kätte, kuigi nüüd meil vist tuleb Tondijahis väike paus. Oleneb, kas me teeme ühe kiire catch-upi või ei tee? Catch-upi võime teha, aga jahis kui sellisest tuleb vist paus kuni... Siis on Tondijahi catch-up selle asemel üks nädal. Jah, õige, muidugi Tartu on juba 2 nädala pärast. Jah. Ja siis tuleb veel 3 osa. Vist 3, jah. Sellel hooajal ja siis on Tondijahiga alles für heute, aga me lähme kevadel kindlasti edasi. Ja üleüldse kõik meie uudised ja kõik muu põnev, tore sarja filmisoovitused ja niisama plama läheb meil Patreoni kõige esimesena. Ma panen kassipildi ka sinna kohe, sest et ma sain eile nii hea kassipildi, siis ma mäletan, kui Jacki võtsin endale, siis ma sain tast kohe siukse roki kassipildi, kus tal oli suu ammul ja mingi kitarr oli selja taga, vaata. Ja ma sain osist umbes sarnase pildi ja ma olen ise nii sillas, nii et siis ma jagan seda. Jaga, mina ei ole veel laadapilti jõudnud jagada ega ka näidata oma uut Tondijahi vidinat, sest et ma kogu aeg unustan osta patarei, aga niipea kui mul see meelde jääb ükskord, siis ma seda teen. Ja polli pidin ka panema seekord ülesse. Täna mul võib-olla isegi meeles. No, teate, enne kui me lähme nimede lugemiseni, ma panen endale taski, sa võid nii kaua öelda, mis meil seal veel on, kui ma midagi unustasin öelda. Ega sa väga tegelikult ei unustanud midagi, märkmeid sa vist mainisid, soovitusi sa vist mainisid,
Behind the scenes tondijahiema, seda vist ei maininud, et seda tuleb ka aeg-ajalt ja see on siis nähtav meil ainult Kikide sõpradele ja VIP külmaväristajatele. Nii ja et üleüldse suur aitäh kõigile, kes meid toetavad, et tänu teile me saame seda saadet niimoodi teha ja veelgi paremini loodetavasti, mida aeg edasi teha. Ja igas saates me ütleme siis ka tänusõnad ja kui teil on mõned saated vahele jäänud, siis on tekkinud uus traditsioon. Te saate nimelt muuta oma nimesid selliseks, milliseks te tahate, et me neid ette loeme. Ja paljud on seda teinud varem ka, aga nüüd on tekkinud üks järjekindel inimene, kes igal nädalal oma nime ära muudab ja ta teab, et ma pean selle ette lugema. Ja ma ei ole vaadanud veel, mis sel nädalal on, aga ma tean, et see on muudetud. Igal juhul aitäh VIP-külmaväristajatele, kelleks on Indrek, Pillerin, Mumm ja Volkergeist, Keit. Oh my god. no, ma ei andnud ühtegi Ta vihjet. ei andnud ära, siin on 3 emotsit, esimene on pardike ehk siis taki, siis on süda ja siis on see emotsi, kes teeb põhimõtteliselt vist. Jah. Ja aitäh Anne-Mai. Ja aitäh Kikide sõbrad Hufflepuff, Heigo, Maarja-Liis ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly, Kräkiga, Erika, Edlin, Ülo, Maarja, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Kadi, Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Krets, Merit, Valgesiil, Elin, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Ansu, Marta, Friida, Ilona ja Anne. Ja aitäh Tondiste, Kristin, Miila, Regi, Annika, Kristi, No Name, Airi, Elisabeth, Helen, Karena, Helena, Hundi, Plika, terve hunniku emotsidega, Gretsu, Diana from the Moon, Kristel, Kelly, Bell, Kratu, Käti, Liina, Sirel, Vares, Madara, Katariina, Krissu 35, Heili, Piret, Hiie ja Jaan. Suur aitäh teile ja www.kikimorid.ee on meie merchi koht, seal siis patronid saavad ka soodustust. Ja kikimorid@gmail ootab teie kirju. Meil nüüd detsembris on tulemas vähemalt 2 episoodi. Ma arvan, et me teeme jõulude ajal siin kirjade osas kingituse, kuna te olete tõesti nii tublid ja saadate neid nii palju ja see on lihtsalt, teeb südame soojaks. Lähme edasi. Tere ja armsad kikimoorad. Olen teie täiesti andunud fänn. Ausalt, iga osa on nagu väike maagiline rituaal. Teie hääled, teie energia ja need lood, täiesti sõltuvust tekitav kombo. Issand, otse hinge. Mõtlesin, et saadan teile ühe loo, mis juhtus minuga päriselt. Pole küll kõige hirmsam asi, mis mu elus on toimunud, aga selles on midagi, mis jäi hinge. Midagi, mis on rohkem kui lihtsalt unenägu. Seega alustame. See algas üsna ootamatult. Ühel ööl ilmus mu unenäosse poiss. Rahulik ja enesekindel, justkui oleks ta mind alati tundnud. Ta vaatas mulle silma ja ütles, ma olen su vend. Kummalisel kombel ma uskusin teda. Mitte hetkekski ei tulnud pähe mõtet, et mul ju tegelikult venda pole. Ta oli minust veidi vanem, alati naeratav ja kuidagi tuttav. Igas unenäos oli ta olemas, ükskõik kus ma olin. Me tegime koos igasuguseid asju. Vahel tundus isegi, et elame paralleelselt 2 elu. Üht unes ja teist päriselt. Ühel ööl unenäos olin ma koos sõpradega oma maakodu lähedal. Oli soe õhtu, taevasõrnalt roosakas. Issand jumal. Mul on iga õhtu siuke allergia. Ma ei viitsi seda välja lõigata, aga ma loen lause uuesti. Oli soe õhtu, taevasõrnalt roosakas ja õhus hõljus vaikne rahu. Jalutsime mööda teed, kuni jõudsime surnuaia juurde. See tundus tuttav koht, ainult et midagi oli teisiti. Päriselt asub surnuaed linnast väljas, aga unes oli ta justkui palju lähemal, otse linna servas. Puude vahel rippus hämarus, issand kui poeetiliselt see on kirjutatud. Ilus on jah. Ja puude vahel rippus hämarus ja kusagilt kostis aeglane tuule ulatus. Lähme vaatame, mis seal taga on, ütles keegi meist. Nii me läksime, vaikides ja veidi kõheldes, kuid siis muutus õhk raskeks ja külmaks, nagu oleks keegi meist läbi vaadanud. Siis nägin seda. Tohutut musta kuju, mis liikus kiiresti, peaaegu voolavalt. Sellel polnud nägu ega selgelt kuju, ainult pimedus ja viha. Sõbrad kadusid, jäin üksi. Ja siis ilmus tema, mu vend. Ta jooksis mu kõrvale, haaras mul käest ja hüüdis, jookse.
Me jooksime. Tundsin, kuidas mingi nähtamatu jõud püüdis meid tagasi tõmmata, nagu linnani ei tohikski jõuda. Mida lähemale me jõudsime, seda raskemaks muutus iga samm. Ometi me ei peatunud. Jooksime, kuni nägime lõpuks linnatulesid. Siis kõik kadus. Õhk muutus kergemaks ja vaiksemaks. Märkasin. Hingeldasin süda tagus ja toas oli külm. Vaatasin kella 3 öösel. Muidugi. Loomulikult. Keerasin külje ja tõstsin pilgu. Toanurgas Ei. seisis kuju. Ei. Must ja liikumatult vaikne. See ei meenutanud munede venda, pigem seda olendit, kes meid taga ajas. Ometi ei tundnud ma hirmu. Mind täitis rahu, soe ja kummaline tunne, nagu oleks kõik korras. Sellest hoolimata, et ta ei meenutanud mu venda, ütles miski minu sees, et ta ju on. Ma vaatasin teda ja ütlesin, tšau vennas, tore sind näha. Siis sulgesin silmad ja jäin uuesti magama. Sellest ööst alates ma teda enam ei näinud. Õhk mu ümber tundus kuidagi kergem, justkui oleks miski lahti lastud. Alles hiljem, kui emaga rääkisin, ütles ta, et enne minu sündi oli tal olnud abort. Ma ei tea, kas see on seotud, aga vahel mõtlen, et võib-olla sain siiski hetkeks oma vennaga koos olla. Mitte siin maailmas, vaid seal, kus unenäod ja reaalsus põimuvad ning veri tunneb verd isegi siis, kui seda kunagi pole olemas olnud. Soojade ja kõhedate tervitustega, teie andunud kuulaja. Veri tunneb verd isegi siis, kui seda kunagi olemas polnud, oli olemas ju. Veri jõudis olemas olla. Ma hakkan nutma kohe, see oli nii ilus lugu, lihtsalt ausalt ma ei või. Üli ilus lugu ja ma arvan, et nii see täpselt oligi ja mulle tundub, et miski oli ennast sinu külge haakinud ja su vend teadis, et sa vajad kaitset ja siis, kui see asi lõpuks ründas, siis su vend ohverdas ennast. Ja tuli veel viimast korda head aega ütlema. Päris elus sel korral juba. Oh my god. Mida lugu? Tere, kikimoorid. You can do it. Tore, et vahendate neid põnevaid lugusid. Inimesed peaksidki rohkem aru saama, et me pole siin universumis sugugi üksi ja seda tuleks õpetada juba koolis, et poleks üllatusi ja hirmu. Aga mina tahaks rääkida ka mõned lood. Räägi. Circa 10 aastat tagasi, siis kui plaanisin suurt elumuutust, kolimist ühest Eesti otsast teise, ärkasin ühel öösel selle peale, et keegi tõmbas mind ninast. Okei, kohtadest, kus keegi öösel sind tõmmata võib, on see vist üks kõige naljakamaid. Kõige random. Kõige random. Selles mõttes ma saan aru, kunagi oli, issand, ma olen vist rääkinud seda lugu, aga sellega seoses mul meenub, see ei puutu üldse asjasse, aga kunagi oli ristsõnas küsimus, mis on meeste esile ulatuv kehaosa. Ja nagu... Nina või? Jättes jah kõrvale igast dirtit mõtted, siis nina on üsna esile tungiv kehaosa, aga õige vastus toona oli õllekõht. Nii, keegi tõmbas mind ninast ja küsis, mis sa teed? Niimoodi lustakalt. Oh my god, tegin silmad lahti, mu voodi kõrval oli suur hiidekapp ja silmade kõrgusel nägin seal kedagi seismas. Ehk siis tema jalgu. Tundus, et meesterahva omi. Kuna see oli mul selliselt esimene kord, siis ma ei julgenud silmi kõrgemale tõsta. Ei, selles mõttes, kui sa jalad ära legid, siis... Veel, ühesõnaga neid kohtumisi jäi mulle siit mulje. Nii, igal juhul. Ja siis ta klõpsas lambi põlema. Loomulikult kedagi polnud. Mõtlesin, et äkki tegi mu 14-aastane poeg minuga nalja ja läksin kõrvaltuppa vaatama. Tema magas sügavalt ja hommikul küsides ei teadnud asjast midagi. Mõtle, et poeg tuleb öösel, sikutab nias. Siis kui kolimine oli teoks saanud ja magasin üksi. Poeg oli veel vanas kodus. Esimest korda majas, kuhu kolisin, ärkasin öösel selle peale, et keegi tuli mu kõrvale voodisse. Voodi vajus täpselt nii, nagu oleks keegi päriselt tulnud, ainult et sealt poolt kedagi poleks tulla saanud, sest voodi oli vastu seina ja mina olin seina poole seljaga. Küsis jälle, mida sa siin teed?
Okei, see tähendab, et sa korjasid ta kaasa sealt, kui sa käisid seda maja vaatamas. Tundub. Mõtlesin, et no nii, ilmselt sama tegelane. Ennast ümber keerata ei julgenud ja hakkasin mõttes temaga rääkida, et näed, kolisin siia ja hakkan nüüd siin elama. Ei pannud isegi tuld enam põlema. Ja kui enam midagi ei juhtunud, jäin uuesti magama. Järgmiseks, kui ükskord olin teises linnas peatumas ühes hotellitoas, juhtus öösel sama lugu. Ärkasin selle peale, et ta tuli mu kõrvale voodisse jälle selja tagant ja küsis, et mida sa siin teed. Esiteks nagu austa inimese personaalset ruumi. Ma nagu palun väga, palun nagu katsu nagu olla. Kübega privaatsust võiks ka jääda. Jah, et nagu... Ma ei tea. Mainin, et tegu oli ühe inimese voodiga, aga ikka ta pressis ennast mulle külje alla. No tal ei ole, ma saan aru, suurt nagu reaalset massi, nii et noh. Igale poole mahub. Igale poole mahub. Sama asi juhtus veel ka edaspidi. Kui juba mitmeid kordi oli niimoodi juhtunud, siis hakkasin mõtlema, et ta teadis mu kolimisest ja ta tuleb alati, kui olen kuskil uues kohas. Ja siis hakkasin sellest peale alati mõttes temaga rääkima, kui kuskile läksin. Et täna magan siin ja olen külas või kui kolisin jälle, siis et nüüd see on mu uus kodu ja hakkan siin elama. Peale seda pole ta rohkem käinud. Ei oskagi arvata, kes ta täpselt oli. Pahatahtlik ta polnud. Uudishimulik pigem. Muidugi küsib kogu aeg ühte ja sama küsimus. Mis sa nüüd teed? Aga nüüd? Aga siin teed? Kuidas siia said? Mis asja sa ajad? Küllap ikka mõni lähedane, kellega olime hingepidi seotud. Minuga on veel nii, et alati, kui keegi lahkub teise ilma ja tahab minuga hüvasti jätta, siis tunnen jäist tuulehoogu endast üle sõitmas. Kui mu isa veel elas, siis diskuteerisime temaga tihti selle üle, et kas hing elab edasi või ongi keha surm kõige lõpp. Mina püüdsin talle rääkida, et hing on surematu. Tema aga ei uskunud. Tegin siis temaga kokkuleppe, et kui see päev käes on, siis tule anna mulle teada. Ning see lugu läkski nii, et ühel veebruarikuu õhtul õde teatas, sulgudes isa elas mu õe pool, et isa surmaagoonia on alanud. Mina olin oma kodus ja läksin magama. Öösel ärkasin selle peale, et tugev jäine tuuleiil käis minust üle. Algul veel imestasin, et kas mõni aken on lahti, aga polnud ja vaatasin kohe ka kella, see näitas 4:30. Siis meenus, et niimoodi ju annavad hinged märku oma lahkumisest ja teadsin kohe, et see oli isa. Naeratasin ning mõttes ütlesin talle, et näed nüüd, mul oli õigus. Ja tore, et sa tulid mulle seda kinnitama. Kuna öösel muud teha ei saanud, siis magasin edasi ja hommikul õde teatas, et 4:30 ajal hommikul oli isa vaikseks jäänud ja siit ilmast lahkunud. Mul oli väga hea isa. Ükskord juhtus aga nii, et tuli jälle öösel see jäine tuuleiil. Teadsin, et keegi suri ja käis hüvasti jätmas, aga kes seda ei osanud arvata, kuna kõigi lähedastega oli kõik korras. Rohkem öösel sellele ei mõelnud. Peale selle, et eks hommik toob selgust. Ja muidugi tõi ka. Juba hommikul hakkasid mitmed vanad tuttavad mulle helistama, et kas sa tead, et Riho on surnud. Vastasin, et tegelikult tean. Ta käis hüvasti jätmas. Riho oli mu kunagine peigmees ja kuigi olime ammu lahku läinud ega suhelnud enam, siis teadsin, et ta kandis mind hinges läbi elu ning ju siis tahtis temagi hüvasti jätta. Nii armas. No. Mul on üldiselt hingemaailmaga hea suhe. Mulle näidatakse palju asju unes ette ja vahel, kui olen kimbatuses, siis palun ise, et tulge ja näidake. Ja näidataksegi. Samuti tasub tähele panna igasuguseid märke ja sünkroonsusi. Kuigi seda uneparalüüsi olen mõned korrad kunagi ammu kogenud. Igati imeline, et meie kaitseinglid ja teejuhid on meid sealt nähtamatust maailmast toetamas ja kaitsmas. Mingeid jubedaid lugusi minuga juhtunud ei ole. Alati on kõik hea ja põnev, samuti unenägudes. Aga olgugi siis teie jubedate lugude vahele mõni helgem kiri ka. See oli tõesti väga armas asi, isadepäeva järgselt on tore kuulda isadest, kes on head isad olnud ja ka veel siis pärast surma on valmis oma lapsele andma selle, et olgu, sul oli õigus. Selline on ju. Aga see sünkroonsuste asi on küll täiesti, et mul viimased paar kuud on jõhkralt sünkroonsus, see on täiesti wild ja
ja ma võtan seda niimoodi, et lihtsalt universum kinnitab mulle, et ma olen nüüd jõudnud nagu täiesti õigele ajajoonele, kus ma pean olema et see hakkas jah, siis kui me kallimaga kokku saime ja kokku hakkasime ja see on lihtsalt nagu pöörane, mis asjad toimuvad. Võib-olla teen mingi hetk sellest ülevaate ka. Aga siin on meil üks väike boonuslugu ka ja ma vaatan ajaliselt, me täpselt jõuamegi selle ära teha, siis saab Heidi minna süüa tegema ja Dagmar ka. Nii. Hei, minu jutt pole küll kummituslik ega teemonirüpes, kuid minu ja mu elukaaslasega üks siiski. Pärast on kodus siuke tüli majas. Nii, kuid minu ja mu elukaaslasega juhtus miskit, mis pani mind mõistma, et imesid võib juhtuda ka peale surma. Nimelt käisime minu elukaaslase isa ära saatmisel. Oli raske ja oli kurb, kuid kui saabusime peielauda ning olime veetnud meeldiva aja isa meenutades, siis väljas terrassil istudes hõljus meie pea kohal 11 toonekurge ühe koha peal. Nad ei lennanud ringis, ei lennanud edasi ega tagasi, vaid konkreetselt lehvitasid tiibu sama koha peal olles. Wow. Issand, järgmine rida. I'm so sorry, aga see on nii kirjas. Tehti veel nalja, et jalad laiali, isa tahab teile poega tuua. Oli vaimustav hetk ja see hämmastus mu sees oli midagi kirjeldamatut, kui läksime edasi koju. Siis istusime maja ees ning ajasime juttu ja mu elukaaslasele tuli sõnum, et ta võitis lotoga 1000 eurot. Samal päeval, kui see ära saatsime. Kas ta soovis meile õnne, head tulevikku või kindlustas meid laste osas? Kes seda teab, aga südame tegi soojaks ja kannan seda mälestust alati endaga kaasast kui meenutust isast. No vot, ikkagi isapäeva hõnguline lõpp oli siin küll väga kenasti. Väga nunnu. Ei olnud midagi üle mõistuse õudset. Ei, aga päris wild ja väga hästi läheb märkidega kokku ka, nii et 11 toonekurge. No 1000 eurost ei piisa, et neid lapsi kasvatada üles. Tõsi, lapsed on kuradi kallid. On. Aga hämmastav on ka see, et me saime selle saate tehtud ilma ühegi tehnilise viperuseta. Tead, see vahelduseks päris tore, see eelmine oli üsna lõbus monteerimine. Aga sa said sellega väga kenasti hakkama, ma vaatasin väga sujuvalt oli kõik läinud üleminekud. Aga ärge siis unustage, et me oleme YouTube'is, kui te veel ei vaata meid sealt. Ma teagi, te peaksite vaatama YouTube'ist ja siis igaks juhuks Spotify's ka käima üle kuulamas, et igale poole saata kirja linnuke. Kui te juba YouTube'is vaatate, siis subscribe kindlasti ja siis väikene kellukene ka, et ei magaks uut videot maha. Just. Ja pidite mulle kommenteerima, kus ma saan siis neid tulekesi aknale, andke mulle teada oma kõik salapleissid. Mina tahan üleskutse teha, mina tahan pakkumisi saada sellele, milline on selle vippkülmaveristaja nimi järgmisel nädalal. Ärge andke talle ideid, tal on neid liiga palju, ma arvan. Aga te võite neid pakkumisi muidugi teha jätkuvalt kommentaarides. Igal juhul aitäh, et olete meiega ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal ja seniks püsige kõhedad.